Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas! On teisipäev, kell on veidi üle 1 ning Kuku Raadio eetris on loomulikult Krimiraadio. Saatejuhtideks, nagu ikka, on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Ja loomulikult on meiega ka mitmekülgne ekspert Andres Anvelt, endine tipp-politseinik, poliitik ja kirjamees, kes täna jagab oma kogemusi eraäris. Tänases saates on laias laastus 2 suurt teemat. Midagi pole teha, me peame taas rääkima pettustest, sest kui tulevad uudised, kus mõni kulleriks kehastunud petis on järjest inimestelt 10 000 eurode kaupa raha välja petnud, siis tuleb sellest ka rääkida. Tuleb skeeme kirjeldada ning inimesi ka hoiatada. Olukorda täna aitab meil selles vallas lahata Idaprefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse. Ent saate esimeses pooles võtame ette teema, millest on viimastel nädalatel väga palju räägitud. Nimelt seksuaalvägivallast ja seksuaalkuritegudest. Räägime siis. Selge on see, et teema on hell, vastuseta küsimusi on palju ning paljudest asjadest ei saa liiga lahtise tekstiga veel ikkagi rääkida. Kuid proovime siis olla võimalikult delikaatsed ning vähemalt mõnedele küsimustele üritame vastused leida. Ja selles aitab meid Annika Silde, Sotsiaalkindlustusameti vägivalla ohvrite teenuste talitusest. Tere tulemast! Tervist! Ütleme kohe ära, et Annika osaleb meil saates telefoni teel, nii et mõningane teistmoodi heli on siin paratamatus. Aga Annika, ma pean küsima Pihlakodu hooldekodus toimunud võigaste juhtumite kohta. Politsei uurib, prokuratuur hoiab kogu juhtumit väga fookuses ja ometigi on juhtunud nii, et ma julgen arvata, et kogu rahvas on tagajalgadel. Mida on selle juhtumi menetlemisest tehtud teie arvates valesti? Jah, ega minuni selles mõttes juhtumi menetluse mõttes väga palju infot ei jõua selles mõttes ja seda kommenteerida ma pigem ei kommenteeriks, aga selles mõttes jah, et meie võib-olla ise reageerisime võib-olla tõesti ka sellele esimesele sõnavõtule, sellele ajalehe artiklile, kus me märkasime, et sõnade kasutus ei jälginud üldjuhul sellist trauma mõttes, et kui inimesed on trauma üle elanud ja seksuaalvägivald igal juhul seda on, et ja kui ajakirjandus seda nagu kajastab, siis need sõnad peavad olema väga nagu peensusteni läbi mõeldud, mismoodi neid välja öelda. Et selles mõttes, et see, mis me rääkisime kahjudest ja kas vägistamine tekitab kahju või ei tekita kahju, et ma väga saan aru, et need on nii-öelda prokuratuuri menetlusega seotud sellised sõnavõtud, aga inimestele sealt jäi hästi vale mulje ja see nagu sõnadel vägistamisjuhtumites on väga suur mõju tegelikult. Et ma saan aru, et ütleme nii ajakirjandus kui ka tegelikult nüüd antud juhul ka prokuratuur oleks iga sõna selle juhtumi nii-öelda kommenteerimisel pidanud erakordse tähelepanuga kaaluma? Just, ja. Et ma täpselt ei tea, kus see alguse sai, aga meieni jõudis jah, just seesama üks Eesti Ekspressi artikkel ja seal me ei saanud seda nagu jätta tähelepaneta, et see sõnakasutus on tõesti väga-väga oluline. Andres, ma palun sinult ka võib-olla sama küsimuse kohta kommentaari, et millega siin mööda pandi, et see ikkagi on tekitanud sellise tunde, et midagi on täiesti valesti, et meil ei saada nagu olukorra tõsidusest isegi prokuratuuri tasemel aru? No kõigepealt tahaks öelda seda, et menetlusest me tõesti ei oska palju rääkida, me ei oska öelda, kas seal on vigu tehtud, aga üks asi on selge. On tehtud väga palju vigu kommunikatsioonis. Esiteks on, nii nagu eelkõneleja ütles, väga delikaatsel teemal kasutatud valesid sõnaühendusi. Siin ei saa öelda ka seda, et ajakirjandus oleks neid kuidagi valesti interpreteerinud. Ajakirjandus on kirjeldanud seda, mis on öelnud siis prokurör. Seda tõestab ka see, et prokurör on hilisemalt oma sõnadest vabandanud. Teine kommunikatsiooni viga oli veel nädalapäevade jagu proovida õigustada juriidiliste keeruliste siis lahendustega siis prokuröri öeldut.
jah, seal võib leida õigustusi, see võiks olla mõne siis juriidilise kolokviumi nagu arutelu, et kui inimesel tervisekahjustust otseselt ei ole, et kas ta on kahju saanud vägistamise kaudu, kuigi ka riigi kohus on siin väga selgelt öelnud oma varasemates otsustes, et siin on kindlasti kahju üldse sellistes teemades nagu vägistamine on kahju, ütleme niimoodi, vältimatu, isegi siis, kui tervislikult ei ole midagi otseselt toimunud, füüsilisi vigastusi ei ole. See on nagu üks asi ja teine asi muidugi ka välja rutata sellega, mis puudutab hooldekodu käitumist ennast, nüüd on peaprokurör muidugi ka väljendanud oma seisukohta, et tuleks uurida ka Pihlakodu tegevust, sest jah, olles natukene selle Pihlakodu juhtumiga isiklikult seotud, mitte otseselt isiklikult, aga kaudselt, siis võin öelda seda, et mõningad asjaolud tekitavad küsimusi, kuidas info liikus jällegi seal Pihlakodus sees sündmusest kuni politseini. Annika Silde, kui me sellest Pihlakodu juhtumist räägime, siis kui pretsedenditust juhtumist me tegelikult räägime, kas teieni on varem jõudnud signaale või teateid hooldeasutustest toimunud sarnaste seksuaalsete kuritegude kohta? Minule teadaolevalt ei ole, see on tõesti, ma arvan, selline pretsedent. Ma ise lihtsalt olen selle ameti peal olnud 2 aastat ja ma arvan, et selle aja jooksul see kõik ongi nagu alguse saanud, et kui ma tulin, siis juba ma kuulsin Pihlakodust ja ma kuulsin nendest teemadest, me oleme tegelikult oma keskis politsei inimestega ka tegelikult arutanud, et mida saaks paremini teha, et selliseid juhtumid enam ei juhtuks, et selles mõttes ja kui me räägime üldse väga palju laiemalt eakate vastasest vägivallast, eakate vastasest seksuaalvägivallast, siis see kindlasti on väga-väga peidetud. Seda on veel rohkem tabu rääkida, kui ütleme teistes eagruppides olevate inimeste vägistamisjuhtumitest või seksuaalvägivallast, et kindlasti ka meie seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse, kui ma vaatan neid numbreid, siis eagrupp 60+ ei jõua väga meieni, et selles mõttes see on kindlasti väga-väga varjutud vägivalla liik üldse ja lähisuhetes ka laiemalt. Aga kui nüüd antud juhtumi taustal rääkida, et kuidas siis ikkagi reageerida? Teadmises, et ohvrid on üldjuhul vanad või siis ka dementsed ja ütleme, sealt nad võivad rääkida või anda mõista asju, mis võib-olla ei ole päris nii ja samas kuidas ikkagi kontrollida iga vähimatki signaali, et ei juhtuks see, mis nüüd on juhtunud? Ja see ongi arvatavasti, kuna sellises olukorras abitusseisus inimesed, nad võivadki rääkida ükskord ühte juttu, teinekord teist juttu, mis kõike, aga samas on ka võimalik leida füüsilisi märke, selles mõttes seal võib olla märgata näiteks aluspesu peal mingi selliseid kas või vereplekke või mingeid olluseid või mis iganes inimene näiteks, olgu ükskõik millises seisus, kui näiteks ta reageerib lihtsalt tavalisele puudutusele ka väga ekstreemselt, et ta tõukub näiteks eemale, juba see võib anda vihjed, et tal ei ole nagu puudutused sobivad. Seal võivad olla, ütleme, et ongi keha peal mõned märked, seal võivad olla, ma ei tea, näiteks tõesti suguelunditel midagi, et arvatavasti inimesed, kes ikkagist neid inimesi hooldavad, nad märkavad ka selliseid asju. Et võib-olla lihtsalt ongi see, et neid kõiki asju kokku pannes, nad ei pruugi alguses nagu selle peale tulla, et siin võivad olla sellised juhtumid. Aga jah, või siis ongi see, et võib-olla keegi hooldajatest näiteks tahab konkreetselt ühe inimesega väga palju tegeleda ja nagu seal juhtumis oli ka, et ta oli eriti aktiivne, et muidugi loomulikult see ei pruugi nagu olla igal pool, nii et on ju neid inimesi, kes on heatahtlikud, aga lihtsalt neid üksikuid märke võib-olla kokku pannes ja loomulikult ka see, mis on sellistes asutustes näiteks loodud see üldine kultuur, et kas me räägime avatud
juhtumitest, kas on loodud selline turvaline näiteks inimene, kelle poole pöörduda, kellele rääkida neid teemasid, et kas on üldse loodud selline struktuur nagu selles asutuses, et neid märke tähele panna ja nendele reageerida ja kuidas see reageerimine käib, kellele teavitada, et kas need on paigas. Et võib-olla nende peale ei taheta alguses mõelda, aga see on nagu samamoodi selline kriisiplaan või inimeste toetamise plaan. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on samuti ekspert Andres Anvelt. Saate esimeses pooles on meil fookuses viimastel nädalatel palju kõneainet pakkunud seksuaalse vägivalla juhtumid ning vägivalla ohvrite kaitse. Täpsemalt siis Pihlakodu näitel oleme seda hetkel arutanud ja teemat aitab meil lahata Annika Silde Sotsiaalkindlustusameti vägivalla ohvrite teenuste talitusest. Enne kui Annikaga jätkame, ma küsin Andreselt ka, et võt, kui seda Pihlakodu juhtumit ja sellest on menetletud ja sellest on räägitud, siis vägisi, vähemalt väljapoole kogu seda menetlust, avalikku ruumi on jäänud mulje, et see sama hooldeasutus ehk see Pihlakodu esialgu vähemalt jäeti justkui nagu vastutusest välja. Et et seal oli üks sanitar, tema seal tegi, tema on süüdi, nii on. Aga see asutus ise, kes selle inimese tööle võttis, kes peab tegema järelevalvet, kes peab kontrollima, kes üleüldse teenib päris palju raha selle eest, et sinna viiakse inimesi elama oma elu viimaseid päevi. Nende vastutus jäi kuidagi nagu kahtlaseks selles küsimuses. Kas sulle tundu nii? Mulle tundub see väga. Üks põhiline asi, millest ka Annika ennem reklaamipausi rääkis, on ju, kui raske on üldse kõik need seksuaalvägivallaga seotud juhtumid, nende menetlemine, kui delikaatsed need on. Antud juhul mõtleme selle peale, kui mitu päeva, nädalapäeva jäi vahele sellest hetkest, kui teadaolevalt Tabasalu Pihlakodu juhtkond sellest teada sai. Me ei räägi veel sellest, et ta oli eelnevalt teatamata olnud siis selle töötaja poolt, mis tähendab seda, et see töötaja on ette valmistatud täpselt samuti selleks, kui ta näeb sellist olukorda, kuidas ta peaks käituma, saaks olema väga selgelt esmase hooldetöötaja koolitus sellises kohas, kus on olemas võimalikud riskid. Ja edaspidi siis, kui me räägime sellest, et juba Pihlakodu juhtkond sai sellest teada, see eeldab otse kohest pöördumist politseisse, mitte veel nädalapäevad või nädalavahetus üle lasta, siis mõelda, siis kirjutada avaldus, saata ära. Politseil on sellistes juhtumites iga sekund ülioluline, sest need samad jäljed, mida otsitakse, eriti veel dementsete inimeste puhul, kes ei suuda ise ennast väljendada oma kaebusi nii hästi, siis iga jälg vajab kohest fikseerimist. Kohest fikseerimist ei vaja ainult füüsilised sündmuskõeled, kohest fikseerimist vajavad ka kõigi nende töötajate, kes on võimalik kokku puutunud selle kahtlusalusega, nende teadmised, seepärast ka need võivad ajas muutuda. Nii et siin on terve rida neid möödalaskmisi, mis on tegelikult ühtepidi moraalselt andestamatud, aga ma loodan, et ka nagu peaprokurör ütles, leitakse siia ka seaduslikud vastutuse alused, et juba menetleda seda, kas üldse sellised inimesed on pädevad pidama hooldekodu. No ma saan sellest jutust aru, et tõenäoliselt ikkagi siis väga suur hulk väga olulisi tõendeid on läinud kaduma. No aeg hävitab tõendid ja mitte ei ole need ainult sündmuskohal, aga need on ka inimeste ütlused, sest kui sa küsid inimeselt, kas ütleme see, kes sind röövis või peksis, tuli sinu sündmuskohale kollase autoga, siis nädala pärast ütleb juba punase autoga. Annika Silde, selge see, et Pihlakodu juhtumi puhul on otseselt kannatanud loomulikult need eakad naised, keda elu lõpupäevil tahagi seda välja öelda, vägistati. Paljud neist on tänaseks lahkunud, ent kuidas selle teadmisega peavad elama nende lähedased, kuivõrd nemad on ohvrid ja vajavad ohvri abi? Ja selles mõttes, et kõik, kes kui pereliikmed kindlasti on sellest väga mõjutatud, sellepärast, et nad on nende väga lähedased inimesed ja see on väga räige tegu ikkagi, kui me mõtleme selle peale, et täiesti abitut inimest on lihtsalt ära kasutatud ja tema keha ära kasutatud, et see on nagu
jälk lausa, et me täiesti saame aru, et kõik need lähedased on nagu traumeeritud sellest. Ja meie mõttes ongi niimoodi, et kui on seksuaalvägivalla ohver, siis riigi poolt on võimalik pakkuda psühholoogilist abi või siis lausa teraapiat ja seda nii ohvrile endale ja ohvri lähedastele. Et see on ohvriabi töötaja kaudu nimelt määratav selline võimalus, et selleks peabki ohvriabi töötaja poole pöörduma, et seda saada siis nii-öelda. Kas antud juhtumi puhul on juba ka pöördutud või tuleb seda veel kord nagu välja öelda, et see võimalus on olemas ja pöördugu inimesed, kui tunnevad, et nad vajavad abi? Ja, me võime seda veel kord välja öelda, et kindlasti pöördugu, et seksuaalvägivalla puhul just on, kui muidu on osade kuritegude ohvritega on see, et on vaja sinna menetlust juurde, et siis me saame nii-öelda suunata psühholoogilise abile või teraapiale, siis seksuaalvägivalla ohvrite puhul on see erand, et seal ei ole vaja menetlust. Et see kehtib nii just äsja juhtunud seksuaalvägivalla teemadega või siis juba ka minevikus juhtunud teemadega. Et see on nii ohvrile endale kui ka ütleme seotud isikutele, kes ta ümber on. Et võib ollagi ju niimoodi, et kui näiteks lähisuhtes on näiteks naist on vägistatud, mitte tema enda elukaaslase poolt või kellegi X inimese poolt, võõra poolt, siis võibki olla nii, et see elukaaslane on ka häiritud sellest, et nad peavad nagu sellest välja tulema koos, et siis see ongi mõeldud neile mõlemale. Ma nüüd pisut muudaks kurssi end seksuaalvägivalla juurde me jääme. Annika Silde, tõenäoliselt olete ka teiegi märganud uudist sellest, et politsei otsib meediaabiga ühe 56-aastase sarivägistaja ohvreid. Teadaolevalt on siis politsei poole pöördunud 15 võimalikku seksuaalkuriteo ohvrit. Paraku annab mehe käitumismuster ja seniseks kogutud info alust arvata, et kannatanuid võib olla enam kui 15. Need numbrid on juba suured. Annika Silde, mis teie selline kogemus, teadmine ütleb, et miks naised seni vägistamisest teatanud ei ole? Miks nüüd on vaja siis otsida tikutulega alles tagasi, kui on mõni üksik juurde leitud? Jah, see põhipõhjus võib-olla hirm. Üks nendest on hirm, teine, sest me ei tea, võib-olla on neid naisi ähvardatud selle sama mehe poolt, et kui sa lähed, siis tea, et ma jälgin sind või mis iganes. Selles ei pruugi vist kaheldagi, et nii oli. Ja teine on see süütunne, et tihtipeale miks inimesed ei pöördu, nad tunnevad, et nad on ise selles olukorras süüdi. Et peas mõlguvad need mõtted, et miks ma ei põgenenud, miks ma ei ründanud vastu, miks ma lasin endaga midagi sellist üldse teha. Aga me ju tegelikult teame, et kui on väga hirmutavad olukorrad, sellised olukorrad, kus reaalselt on nagu surm silme ees ja vägistamine tegelikult läheb sinna kategooriasse, kus tegelikult, kui sind ikkagist hoitakse kinni või võib-olla sel puhul ma ei oska öelda, kas seal oli uimastamisega tegu, kui sa ei saanudki reaalselt mitte midagi teha. Aga näiteks, kui sind hoitakse kinni, siis väga tihti toimub tardumine. Et seda on teadus rääkinud, et vägistamise ohvritest väga suur hulk tegelikult sellel hetkel tardub ja ta tegelikult ei saagi mitte midagi teha. Ja lihtsalt naistele, kes on selles olukorras, ma siinkohal saangi öelda, et see on alateadlik. Inimene ise ei vali seda. Et lihtsalt aju lülitub välja, mõtlemine lülitub välja ja inimene lihtsalt sellel hetkel teeb seda, mis tal alateadus ütleb, ta tardub. Ja selles ei saa ise ennast süüdistada. Ei saa süüdistada sellepärast, et aju lihtsalt sellel hetkel võib öelda niimoodi, et ei olnud. Ja kui inimesed tihtipeale sellistest olukordadest saavad aru, et mina selles ei ole süüdi, et see toimepani on süüdi, tema ju tegelikult tegi seda minule. Et see võib olla see, mis julgustab inimesi ka pöörduma. Et üks mõte on see, et kui näiteks ikka veel see inimene tegutseb, siis meil on seksuaalvägivalla kriisiabikeskused, kuhu esmajoones pöörduda, et kas sa
kas või siis, kui oled olnud alkoholijoobes ja kui tundub, et sa ei taha näiteks selles olekus minna politseisse, siis seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse, nagu Andres tegelikult ennem tõi ka välja, see ajakriitilisus on igasuguse sellise juhtumi puhul väga oluline, et esmajoones kohe sinna seksuaalvägivalla kriisiabikeskusest, et see on Tallinnas on Sõla tänaval, Lääne-Tallinna Keskhaigla naiste kliiniku siis erakorralise vastuvõtu kaudu. Et see on see, aga kui nüüd on need juhtumid, kui naised on olnud, et see juhtum on toimunud tükk aega tagasi, siis tegelikult meie ohvriabitöötajad on ka need, et ohvriabi kriisitelefon on tegelikult see, kuhu pöörduda, 116 006 ja samamoodi rääkida oma mure, mis näiteks võivadki täiesti ju olla need flashbackid, võivad olla sellised mingid, näiteks kas kui tänava peal sarnast meest näha, siis juba see võib ärevust tekitada, kõik need on väga tüüpilised sellised olukorrad, mis võivad inimestel tekkida sellises olukorras, et seda tuge ja abi nagu igal juhul saab, et selles mõttes, et need on need võimalused. Andres, ma küsin üle ühe momendi kogu selles loos, et mees sobitas oma tulevaste ohvritega tutvusi ööklubides või teistes meelelahutusasutustes, viis nad oma koju Keldrimäel, nii palju kui ma olen nüüd politseiuudistest lugenud, ja kuritegu toimus tema kodus. Ja nii siis väga mitme ohvriga. Kuivõrd tavaline või tavapärane see on ikkagi? Et nii talitatakse ja üleüldse seda sorti sari vägistajad, kui palju sina oma varasemas töös oled kokku puutunud? No ikkagi üpris palju ja see käekiri ei ole mingil määral uus. Ütleme, kahjuks need ööklubid ja lõbustuskohad on kindlasti sarivägistajatele nagu selline forelli kasvatuseks selles mõttes, et ta püüab sealt väga lihtsalt selle samaga uimastiga või siis tugeva alkoholijoobega selle inimese ohvri kinni ja siis kuri tegelikult käitub temaga siis kas kodus või on ka, ma mäletan juhtumid, kus on viidud ka hotellidesse, motellidesse, ehk teisisõnu see on paik, kus ohvreid otsitakse ja ma lihtsalt tahan ühe asja siia juurde öelda veel tegelikult, et mis on õudselt oluline, et peale selle, mida ka Annika ütles, et inimesed tunnevad, eks ju, oma süüd, vahest ka häbi, mis iganes, aga vahest võiks mõelda ka selle peale, mida ma olen oma elus vält ohvrilt hilisemalt kuulnud, kes tundis oma süüd sellepärast, et tema ei läinud omal ajal avaldama ja pärast teda siis sarivägistaja ühe naisterahva mõrvas. Ehk tegelikult maailma selline kriminalistika klassika teab juhtumeid, kus siis, ja väga palju on juhtumeid, kus sarimõrvarili, kes on alguses alustanud lihtsalt vägistamistega, pärast läinud üle ka tapmisvägistamiste peale, just see esimene ots jääb ei jõuta selle sama tappijani ennem, kui ta on juba tapnud, sellepärast, et harilikud vägistajad ei ole teavitanud politseid uurimisasutusi. Ja Annika, ma palun, et te kordaksite üle, et kuhu pöörduda nüüd juhul, kui inimene otse ei söanda päris politseisse minna, kuhu pöörduda, kuhu helistada, et see esialgne tundmus ja info edasi anda ikkagi? Ja, et siin sõltub natuke sellest, kui kaua sellest möödas on, et kui see jääb nüüd 7 päeva sisse, siis on meil seksuaalvägivalla kriisiabikeskus. Ja Tallinnas on see Sõla tänaval. See on siis nii-öelda Pelgulinna sünnitusmaja selline erakorraline vastuvõtt. Seal samas peabki sellest rääkima ja siis sealt juhatatakse edasi siis meie inimesteni, kes siis tundlikult kohtlevad seksuaalvägivalla ohvreid. Et seal selles mõttes kogutakse ka tõendeid, aga see ei ole nagu selles mõttes esmatähtis, et selline lihtsalt kas või seegi, et kas mu tervisega on kõik korras, kas või juba selle nagu kinnituse saab sealt. Aga kui nüüd juhtumist on kauem möödas, siis Andres ennem ütles ka, et tõendeid ei pruugi enam keha peal olla, aga selles mõttes, et seda pilti ei saa eest ära, et see juhtum on ikkagi jätnud jälje, siis ohvriabi kriisitelefon on tegelikult see, kuhu võib helistada 116 006. Ja sealt kaudu juba siis inimesed ka
juhatatakse edasi, et kas siis on vaja nagu ohvriabitöötaja poole edasi minna, nagu silmast silma kohtumisi kokku leppida, et siis ma arvan, et jätta meelde see üks number ja siis seal juba juhatatakse võib-olla edasi, kui on vaja järgmisi tegevusi. Ja ma tegelikult tahan toetada seda, mis Andres ennem just ütles, et ma saan täiesti aru sellest, et politseisse võibki olla väga keeruline pöörduda aga samas see sama lugu võib olla väga oluline pusletükk nagu kogu selles loos, mis võib-olla see üks lugu ongi just see tükikene, mis on tegelikult politseil puudu, et see inimene nii-öelda süüdi mõista või mis iganes, et selles mõttes ja politsei tegelikult oskab ka väga kenasti kohelda ohvreid, et seal on teatud küsimused, mis võivad alguses hirmutavad olla, aga samas ma arvan, et nad teevad kõik selleks, et ohvri väärikus ja heaolu ka ikkagi säiliks ja sama ohvriabi saab siin olla lihtsalt toeks. Annike Silde, Sotsiaalkindlustusameti vägivallaohvrite teenuste talitusest. Me täname teid, et saite nii raskel teemal meie saates täna kaasa lüüa. Meie teeme siit aga ühe väikese pausi ja oleme uue teemaga siis tagasi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Stuudios on saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti meie hea ekspert Andres Anvelt. Tahame või mitte, siis tuleb taaskord Krimiraadios võtta luubi alla kõiksugu petised ja kelmid, sest vähemalt eemalt vaadates tundub, et selles vallas on kuritegevuse mõttes pidurid ikkagi täitsa maas. Kuidas tegelikult, seda püüamegi täna välja selgitada. Meiega on nüüd telefonil samuti liitunud Ida-prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere tulemast. Kuidas siis selle hüpoteesiga on? Kas pidurid on selles vallas maas? Kuidas teile tundub? No tundub, et üsnagi maas selles mõttes, et kelmid on väga-väga aktiivsed. No, kui siin võib-olla natuke kuiva statistikat, mitte väga palju, aga kui eelmine aasta näiteks 4 kuuga Ida-prefektuuris oli 64 helistamiskelmust, siis tänase päeva seisuga on meil juba 122 neid, et circa 2 korda aktiivsemalt kui eelmine aasta, kuigi eelmine aasta oli väga aktiivne aasta. Mulle saadeti just salvestis venekeelsest telefonivestlusest, kus helistaja väidab, et sugulane on nüüd mingisuguses meeletult suures õnnetuses ja kiiresti on vaja raha, et üldse mingisugune olukord seal päästa. Ja nii palju, kui ma olen kuulnud, Ida-Virumaal on see viimasel ajal üsna levinud skeem, ja inimesed annavadki raha. On see nii? No see on väga levinud skeem, jah. Selles mõttes ei ole mitte midagi üllatavat, need 122 asja, mis meil alustatud on, sisuliselt suurem enamus nendest ongi seotud sellega, et mängitakse inimese tunnetel selles vaates, et lähedasega midagi juhtunud, et inimene ju lähedase nimel on sisuliselt nõus andma ka oma püksid jalast ära ja selle peale rõhutakse, jah. Aga see ei ole ainult Ida-Virumaal, ka Lõuna-Eestis ja Põhjas, aga meile on jah, põhiteravik on siia suunatud. Ma ei tea, millegi pärast on mul jäänud mulje, et just nimelt Ida-Virumaa viimasel ajal nagu väga-väga nii-öelda sihikul nendel kelmidel, et küllap ka seepärast, et seal on suurem osa venekeelne publik ja millegi pärast see venekeelne publik on sellistes olukordades kuidagi relvitum või usub rohkem ja usaldab rohkem pätte. Ma võib-olla ei ütleks siinkohal relvitum, aga ma arvan, et vene keel on lihtsalt selline keel, mis keeles need helistamiskeskused, need kelmid räägivad, et on värvatud sinna helistamiskeskustesse, kes sisuliselt teevad nagu müügitööd, kui vaadata. Ja vene keel on see rahvusvahelisel keel kordades või sadades või tuhandetes kordades, kui on eesti keel. Eestikeelset operaatorit on keeruline leida sinna. Kuigi on ilminguid, et on tekkinud ka sinna eestikeelne, aga see ei ole veel massidesse jõudnud kindlasti. No tundub, et nendel kelmidel on ka väga tõhus ja tugev taustatöö ning ilmselt on nad läbinud ka mingisugused psühholoogiakursused, sest helistada inimesele ja väga veenvalt neile rääkida seda, et just nimelt see õige sugulane on mingisuguses hädas, kogu selle teadmise juures, mis meil tänapäeval on, mina ei usuks, mul oleks väga raske seda juttu rääkida usutavalt, aga tuleb välja, et nad on võimelised selleks ja nad räägivad inimesed ära sedavõrd, et nad võtavadki oma kapi põhjas sinna kogutud viimased 10 000 eurod ja
annavad need ära? No tõepoolest, nii palju, kui me oleme kokku puutunud kannatanutega ja me oleme kümnete ja sadade kannatanutega kokku puutunud siin aastate jooksul ja nad ise räägivad, et nad nii-öelda maakeeli tinistati niimoodi ära, et neil oli silme eest must ja nad tõesti arvasid, et ongi suur õnnetus juhtunud ja vajutavad õigetele nuppudele. Tihti inimesed ei saa võib-olla sellest aru, et kus nad teavad seda minu tütre kohta või kus nad teavad, et mul poeg on või et kus nad teavad, et ma ei tea, mul poeg on siin haiglas käinud siin pool aastat tagasi või selliseid nagu siuke isiklikke või personaalseid detaile, aga kahjuks inimesed riputavad oma sotsiaalmeediasse nagu kõik need andmed üles ja täitsa paha aimamatult, et lihtsalt, et käisin haiglas poega vaatamas, temaga on kõik korras, jumal tänatud, sellised nagu täitsa sellised võivad tunduda sellised täitsa süütud nupukesed, aga nendest väikestest kildudest pannakse inimese elupilt kokku ja selle peale rõhutaksegi. Jäetakse mulje, nagu teatakse väga palju temast, tema lähedastest ja sellest teemast ja inimesed paraku peavad uskuma. Kui nüüd konkreetsemaks minna, Rainet Juuse, siis milline on selline viimane suurem petojuhtum, kus Ida-Virumaal pidi politsei sekkuma? Ma saan aru, et üks kuller nii-öelda võeti rajalt maha. Mis juhtum see täpselt oli? No meil on tegelikult mitmeid seoksed viimase 2 nädala jooksul, me oleme 2 nii-öelda seokest rahakullerit kinni pidanud. Näiteks siin 12 päeva tagasi Narvas pidasime kinni ühe kulleri, kellelt läbiotsimist leidsime veel sularaha ja siin 15 märts pidasime kinni kulleri tee peal, ta oli teel siis Ida-Virumaalt Tallinna poole nii-öelda sularaha ära viima nii-öelda siis järgmistele vahendajatele, kust me saime 9200 eurot kannatanute raha kätte ja tänaseks on nad mõlemad ka vahistatud ja need ei ole ainukesed episoodid, mõlemale tulevad seal 5+ episoodi. Me praegu tegeleme nende tõendamisega, et nende asjades märksõna on kiirus, et kui inimene on nagu kiiresti teada andnud meile, et on toime pandud siuke skeem siis või temal on raha üle antud, me saame teha kiiret toimingut ja võimalik kiiresti jälile saada ja nii-öelda raha ka kätte saada. Aga selles mõttes, jah. See kuller, nagu ma aru saan, on ikkagi selle kuritegeliku ahela viimane lüli, kes tuleb, võtab selle raha ja viib selle siis minema kuhu vaja. Aga mis sellele kõigele eelneb siis selles skeemis? No sellele eelneb ikkagi kõnest hakkab kõik pihta ja sellele eelneb, sellele kõnele järgmine moment on kriitiline moment, kas inimene paneb selle toru ära või pane. Kas ta hakkab teda kuulama, seda kõnekeskuse inimest, hakkab kahtlema endas, hakkab kahtlema lähedaste elus, tervises, turvalisuses ja kui see kahtlus just on sisse seatud, siis on põhimõtteliselt juba libe tee. Ja siis on kas on sularaha, kas antakse oma arvutile Anydeski kaudu ligipääs, kas antakse pangakaart kellelegi üle, et nüüd niisugust operatsiooni on küll, kuidas see lõppmäng toimub nüüd sularahas või mitte, see tegelikult sisuliselt ei oma üldse rolli, kõik hakkab sellest kõnest ja kas inimene jääb sinna kõne kuulama ja kahtlema. Andres, sa tahaksid täiendada siin seda mõtet? Jaa, Rainit jutu juurde veel, et tegelikult need kelmide tehnoloogiad arenevad sama kiiresti või kiiremini, ütleme isegi, kui me ette kujutada võime. Näiteks AI kasutamine mitte ainult sinu tausta tegemiseks, aga ka näiteks selleks, et hoida siis kannatanud liinil väga lihtsal põhjusel, et inimene räägiks oma juttu võimalikult siis selgelt siis sellele operaatorile, nimetame neid operaatoriteks ja seesama jutt, selle inimese hääletoon, selle inimese siis nagu öeldakse kõnemaneer, isegi ütleme sellised üksikud võib-olla kõnevead, see kõik töödetakse ümber siis järgmiseks kõneks, kus siis juba helistatakse selle inimese nimelt näiteks juba siis tema sugulasele ja öeldakse siis mis iganes, et ma olen sattunud õnnetusse ja nii edasi. See on juba selline kõrgem pilotaaž, mida on siit lähiriikides kuulda. Ma ei oska öelda, kui palju neid Eestis sellised juhtumid on olnud, aga siin lähiriikides just jällegi selles venekeelses seltskonnas on siis see uus selline tase juba tulnud ja muidugi juurde ka see, et see sama asi, mis on ammu räägitud juba, et kui meil sotsiaalmeedia tuli,
siis inimestele väga meeldis panna, et ma olen nüüd lennujaamas ja nüüd ma sõidan, ma ei tea, Egiptusesse ja siis tulid tagasi ja sul maja või korteri tühjaks tehtud. Täpselt samuti saab tänapäeval see kelm leida selle informatsiooni ja teha sinu samas Facebookis leitud inimesele kõne ja öelda seda, et sinu sugulane on Egiptuses sattunud näiteks teokarbi kaasavõtmise eest lennujaamas vanglasse, mis sulle võib ette näha 5-aastase vanglakaristuse, see ei ole enam Eesti politsei, eks ju, siis sa lähed palju närvilisemaks ja palju lihtsamalt liimile kui see, et sulle helistab Eesti politsei ja ütleb, et on vaja raha selleks, et sugulane siis nagu karistusest välja päästa. Rainet Juuse, kui nendest kulleritest veel rääkida, siis kui palju need tegelased tegelikult ise teavad või aru saavad, millega nad tegelevad? No, selles mõttes on nii ja naa. No, selles mõttes terve mõistusega inimene võiks aru saada kahtlus ikkagi võiks tekkida. Ega neil tekib ka. Nad ikkagi üldiselt saavad aru, et kui inimene annab mingi pakki, ma ei tea, ümbriku 10 000 euroga. No ega kuller ei tea tegelikult, palju seal on. Tihtipeale nad ei tea seda ja annab ka riided kaasa näiteks ju, et see legend usutavam oleks, palutakse näiteks kaasa panna ka enda lähedase riided, näiteks poja või tütre riided, kuna on haiglas või ükskõik, mis see legend siis parasjagu on. Aga kullerid ikka üldjuhul saavad aru, et see on midagi vale ja kuidas neid näiteks leitakse. No, viimased juhtumid, mis me teada oleme saanud, et leitakse üldse Facebooki mingi töökuulutuse peale, et otsime kullereid, sularaha ja väärisjäsemed näiteks tarnimiseks ja võetakse vastu ja minnakse ja selles mõttes. Aga kulleritest veel jälle, et mis siis juhtub näiteks, kui kuller rahaga üle laseb, et suured rahad mängus ja vaatab sinna ümbrikusse ikka, opa mingi 50 000, 100 000 eurot on ümbrikus, et miks ma pean selle viima kuhugi jälle võõra inimese kätte, ma parem panen taskusse ja teenistus siis, et siin viimaste nädalate jooksul on olnud ka selliseid, kus nii-öelda kõnekeskus helistab kannatanule tagasi ja ütleb, et me teame, kes su raha vastu võttis, see oli kelm ja selle kelmi nimi on see, et lükatakse nii-öelda jälle maakeeli tanki, nii-öelda see kuller ja siis kannatanud on meile teada ja niisugused huvitavad ilmingud. Krimiraadio jätkub, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti ekspert Andres Anvelt. Saate teise poole teemaks on pettuste laviin, mille alla meie inimesed on viimasel ajal jäänud ja teemat siin aitab lahata Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse. Ma pean tunnistama, et täna hommikulgi sain mina kõne Lätist, mis kõigi tunnuste järgi oli petukõne. Ma olin autos, roolis, võtad vastu, sellepärast, et autos sa liiga palju seal mõelda ei jõua, et kas see nüüd on kelle number, mis number, liiatigi ajakirjanikuna tuleb meil vastu võtta väga palju võõrastelt numbritelt tulevaid kõnesid. Ja seal hakkas kohe pihta selline surina mürin, et ma viskasin toru ära ja rohkem pole helistatud, nii et mind seal konksu otsa hetkel ei saadud. Ja teine asi, mis juhtus eile, et mailboxi saabus ikkagi järjekordne kiri Europolilt, kes süüdistab mind mingisuguses pettuses ja nad manitsesid seal muulgas, et ma avaksin mingisuguse faili, mis selle meiliga tuli. Ma kardan, et kui ma selle faili oleks avanud, siis oleks mul arvutis mingisugune pahavara, mis seal juba koogib mingit muud infot, et paraku ei jää meiegi siin Krimiraadios puutumata nendest kõiksugu kelmidest ja muudest paharettidest. Jah, aga kutsume ka siis kõiki Krimiraadio kuulajaid üles, et ärge siis avage igasugust jura ja katkestage see kõne ära, kui ikkagi saate aru, et see on imelik kõne. Aga Rainet Juuse, me eelmise saatosa lõpus rääkisime nendest kulleritest, keda siis aeg-ajalt ikkagi tanki pannakse, kui nad on otsustanud selle nii-öelda välja petetud raha ise oma taskusse pista. No te olete nüüd paar tükki kätte saanud, tõenäoliselt ikkagi nii-öelda lõhki löönud, üritanud aru saada, kuhu need niidid kõik viivad. Kas te olete aru saanud, kui ohtlikud need grupeeringud tegelikult on, et millal võib asi sinna minna, et see on ikkagi, kui mõni kuller otsustab oma tööandja üle lasta, et siis hakkavad ka mingid püssid paukuma? No tänaseni mul infot ei ole, et asi oleks vägivaldseks läinud, aga ei saa välistada, et on vägivalda toime pandud need isikud. Ega see kuller teab ise, et on pannud kuriteo toime.
ja kui ta selle eest saab füüsiliselt karistada, siis tõenäosus, et ta tuleb politseisse sellest teatama, on pigem väike, ma arvan. Et ühelt poolt jah, tema suhtes on pandud toime kuritegu, aga ta on ise ka kuritegu toime pannud ja noh, muidugi kui see kehavigastus muidugi väga tõsine, raske, kus kiirabi peab sekkuma või keegi pealt näeb, on teine, aga kui see on niisugune nagu varjatud, siis ma pigem usun, et ta võib-olla ei tuleks teadma. On üks skeem veel, millest tuleks rääkida, see puudutab nii-öelda energiamajandust. Et siin viimasel ajal eriti ja just nimelt jällegi seal Ida-Virumaal on väga palju selliseid juhtumeid, kus siis mingisuguse arvesti ümberkorraldamise ettekäändel või elektrisüsteemi mingisuguse uuesti valideerimise ettekäändel võetakse inimestelt raha ja siin üsna hiljutisel ajal üks proua usaldas siin, jutumärkides usaldas või andis siis kelmidele suisa 17 000 eurot. No, ma pean nüüd küll mõtlema või aru saama, et kuidas ikkagi suudeti nii rääkida, et siis mingisuguse arvesti ümbermõõtmine sedavõrd kallis võib olla, aga noh, mine tea, nagu me enne rääkisime, need kelmid on meil seal väga osavad psühholoogid ja head rääkijad. Aga on see nii, et selle teemaga seotud kelmusi on ka palju, ma mõtlen siis energiateemaga seotud kelmusi? Ja neid on ette tulnud ja neid on eriti palju või siis nagu märgatav tõus, ma ütleks, oli desünkroniseerimise eelne periood, kus see elektri teema kõik oli aktuaalne, seda oli meedias, sotsmeedias oli kõik täis, see oli päevakajaline ja kelmid kasutasid seda kohe ära, et leidsid viisi, kuidas nüüd hakata pumbata seda raha, üks on see sularaha, teine asi, mida taheti saada ja saadi tihti, oli sisse logimine kuhugi võlts või fabritseeritud mingi energialehekülg, kuhu pidi sisestama PIN 1, PIN 2 ja sealt juba oli, kelmid võtsid üle juba kontod ja kõik muu, kust raha kätte saab. Aga jällegi, miks Ida-Virumaal on need samad põhjused, millest saate alguses rääkisime? Kui palju politseil tegelikult seda ressurssi selliseks ennetustööks on ja kas see ka ennast kuidagi ära tasub, kuidas tundub? No ennetustöö kindlasti tasub ära. Ressurssi alati vähe, alati on kuritegusid, kurjategijaid ja õigusrikkujaid rohkem, see on igas maailma riigis niimoodi. Me teeme parima, mis meil on ja ma arvan, et tasub ära. Üks näide, meil siin paar nädalat tagasi tuli meil ühte politsei jaoskonda tuli ema koos pojaga, alaealise pojaga. Ema ütles, et pojad leidis sularaha, mis tema meelest on imelik ja ta arvab, et poeg on kuhugile halbadesse tegudesse ennast sisse mässinud ja selgitasimegi välja, et poeg oli värvatud niimoodi rahakulleriks ja ema oli kuulnud, et sellised skeemid meil käivad ja hakkas temal ka nii-öelda tuluka põlema, et ja sellised juhtumid süstivad lootust, et seesama ennetus, see, mida ma praegugi või meie praegu siin neljakesi siin raadioeetris teeme, see on ka ennetus ja inimeste teadlikkuse tõstmine. Ma pean ühe küsimusega Andreselt küsima, kes ta on olnud nii politseijuht kui ka poliitik ja omab sellist avaramat vaadet. Andres, need pettused ja kelmused, nende hulk on sedavõrd suur ja kahjud sedavõrd suured, et kas ei ole põhjust luua mingisugune eraldi üksus, mingisugune omaette politseiüksus, kelle juurde kogu see info koondub ja kes spetsiaalselt ja ainiti tegeleb just nimelt selle teemaga, sest mulle tundub, et praegu nii mõnedki politseiosakonnad ja prefektuurid on justkui üksi ja omaette nagu tegelevad sellega, aga see vajab mingisugust süsteemsemat rünnakut, kogu see teema. Kuidas sulle tundub? Jaa, aga põhimõtteliselt võiksime poliitikuna oleks ma siseministrina siin ütleks muidugi, aga praktilise inimesena ma tahan öelda seda, et kõik need kõnekeskused ja need operaatorid, need suuresti tegutsevad väljaspool Eestit. Kindlasti selleks, et panna kokku süsteemne vaade Eesti kelmustele, siin ma ei oska isegi öelda, kindlasti vähemalt nii palju, kui ma tean, Keskkonnaapolitsei oma panuse siin paneb selle info koondumisele, aga kõige tähtsam on see ikkagi rahvusvaheline koostöö. Aga nii nagu ka Rainet ütles, selle asja alus ühiskonnas on ennetustöö, mitte ainult see, mis me teeme, just
eriti vanema põlvkonna inimeste ennetus, ütleme nende abistamine, väga lihtne asi, näiteks mina olen oma suguvõsas vanematele inimestele kõigile ära seletanud, sa ei pea võtma vastu numbrit, mis ei ole su seotud nimega, sellepärast, et keegi teine ei pea sulle helistama. Kui kellelgi teisel, mingil firmal, Eesti Energial, ma tea, Alexela, kellelgi on vaja saata sulle meil, siis ta saadab sulle meili, kus ta ütleb, kas ta tahab sul vahetada midagi välja. Ja me oleme kõigi nende operaatoritega kokku leppinud, kes peavad meie nende vanemate sugulaste kokku pidama, pannud ametlikult sinna 2 meiliaadressi, üks on tema oma, teine on meie oma, sest me näeme, ta ütleb, et mulle tuli mingi meil, ma oska reageerida, me heidame selle pilgu peal. See on nagu teine asi ja kolmas asi on muidugi see, et kui teil tuleb tundmatu number, jah, sul Raul, eks ajakirjaniku, kui nüüd palju tulla, mina olen leidnud näiteks sellise ühe väga lihtsa lahenduse, copy-paste kohe näiteks KI-le või Google'ile ja usu mind, väga paljude puhul tuleb järele kirje, see on kahtlase taustaga pettuste kõne number. Väga lihtsa Google'i otsinguga saab seda teha. Ja võib-olla viimase asja, mis ma, kuna saate aega lõppema, minu võisile seda lõpetada, ma lihtsalt tahan öelda, et maailmas toimub ka väga huvitavaid asju, näiteks vaadates ringi Venemaa infosfääris, siis venelased kurdavad praegu seda, et nendele tuleb päris palju massiliselt kõnesid, kus öeldakse, et su sugulane on praegu komissariaadis, ta läheb praegu mopi alla, läheb Ukrainasse ja palun, kuller tuleb saada raha ja me päästame ta sealt välja. Ja see on hästi levinud, ma ei tea, kas Ukraina kõnekeskused on nüüd sinna sellist teenust hakanud osutama, aga nii see toimib kogu maailmas. Tahaks ju palju rääkida, aga tõesti, nagu Andres ütles, saateaeg saab otsa, tuleb võtta teinegi kord teemaks Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse. Me täname, et leidsite taas kord aega meie saates osaleda. Sellega on tänane Krimiraadio ka lõppenud. Rääkisime seksuaalkuritegudest ja nende ohvritest ning arutasime, mida peale hakata massiivse kelmuste lainega. Täname kõiki, kes meid kuulavad. Saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti osales saates ekspert Andres Anvelt. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval. Kuulmiseni! Krimiraadio. Krimiraadio.